Head kuulajad ja vaatajad! Mitmetest eelnenud nädala sündmustest lähtuvalt pidasin vajalikuks keskenduda oma tänases välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaris üksnes Eestile. Täpsemalt käsitleda jätkuvaid vägagi pahaendelisi samme Eesti sõtta tõmbamiseks. Oma 30. aprilli Facebooki postituses viitasin samal päeval Eesti Rahvusringhäälingus avaldatud uudisele, kus toodi esile, et Eesti on valmis saatma lääneriikide tahtekoalitsiooni raames Ukraina rahuvalvesse panustamiseks kompanii suuruse üksuse, umbes 150 inimest. Põgusalt peatusin sel äärmiselt tõsiselt uudisel ka oma eelmise nädala kommentaari alguses. Täpsemalt vahendas Rahvusringhääling peaminister Kristen Michalit, kelle kinnitusel on Eesti valmis panustama Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhitava ning Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuva tahtekoalitsiooni heidutusväkke. Michal küll tunnistas, et tahtekoalitsiooni planeerimine olevat alles algusjärgus, kuid vaatamata sellele on Eesti juba valmis panustama nii maaväe lahinguüksuse, väljaõppe instruktorite kui ka staabiohvitseridega. Michali sõnul oleks Ukrainale kõige paremaks julgeolekugarantiiks muidugi NATO liikmelisus, aga selle puudumisel peavad olema Ukrainale tagatud heidutus- ja kaitsemeetmed kohapeal baseeruvate liitlaste vägedega. Peame näitama, et suudame heade mõtete kõrval teha ka tegusid, lisas Michal. Kordan, peame näitama, et suudame heade mõtete kõrval teha ka tegusid. Peaminister jättis targu täpsustamata, milliseid mehetegusid Eesti kaitseväelased kaugel maal sooritama hakkaksid. Siiski, ühes olulises küsimuses peaminister kas eksib või eksitab avalikkust teadlikult. Nimelt on Eesti panus olnud kaugelt enam kui heade mõtete mõlgutamine, sest oleme ju Ukrainasse saatnud märkimisväärse osa oma lahingumoonast, varustusest ja ka relvastusest. Eesti maksumaksja raha eest on ehitatud ja remonditud Ukraina infrastruktuuri objekte, antud mitmekülgset humanitaarabi ja vastu võetud kaugelt üle 100 000 pagulase, kellest, tõsi küll, suur osa on pigem tööimmigrandid kui pagulased, aga see selleks. Igal aastal on Kiievile saadetud miljoneid eurosid küll talveks valmistumiseks, küll mitmeotstarbeliseks rahapõhiseks abiks, haridussüsteemi toetamiseks ja ka vaimse tervise toe pakkumiseks. Eraldatud kuluridade loetelu on tõtt-öelda õige kirev. Mäletatavasti oli Eesti üks esimesi riike, mis andis Ukrainale sõjalist toetust juba enne 2022. aasta veebruari. Esimese 2 sõja-aastaga moodustas Eesti teadaolev, ja ma rõhutan, teadaolev sõjaline abi Ukrainale 500 miljonit eurot ehk pool miljardit eurot, mis on koguni üle 1,3% SKT-st ehk sisemajanduse kogutoodangust. 2024. aastal oli Eesti sõjaline toetus Ukrainale üle 100 miljoni euro. Ja alles hiljuti eraldas valitsus taas Kiievile Eesti kaitsetööstuse edendamise loosungit lehvitades täiendavad 100 miljonit eurot, muu hulgas Eesti vahendajate kaudu Hiina päritolu droonide soetamiseks. Mullu 27. juunil president Zelenski ja peaminister Kallase poolt Brüsselis allkirjastatud Eesti ja Ukraina julgeoleku koostöö ning pikaajalise toetuse kokkuleppe teksti võiks silmadega üle käia iga eestlane. Ka selline, keda muidu jätavad välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused täiesti külmaks. Eesti deklareeritud, taas rõhutan, deklareeritud abi hulka kuuluvad 122 mm ja 155 mm järelveetavad haubitsad märkimisväärse hulga laskemoonaga. Tankitõrjeraketid Milan koos laskemoonaga. Tankitõrjeraketid Javelin, tankitõrjemiinid, tagasilöögita tankitõrje granaadiheitjad Carl Gustav koos laskemoonaga, ühekordsed tankitõrjelasud Installasa C90 ja mitmesugune muu surmav varustus koos laskemoonaga. Lisaks paljude vabatahtlike aastaid kestnud aktiivsele tööle on Eesti riik annetanud erinevaid maantee- ja veesõidukeid, side- ja meditsiiniseadmeid ning 4 välishaiglat koos vajaliku varustusega. Eesti on panustanud Ukrainale mittesurmava abi andmisse NATO Ukraina tervikliku abipaketi, see tähendab CAP ehk Comprehensive Assistance Package kaudu. Missugune on kõige eelnevalt loetletu ja ka märkimata jäänud tegelik hinnalipik, see jääb paraku riigisaladuse templi varju. Kuid ligikaudse koormustunnetuse annavad maksutõusud ja mitmed kehtestatud uued maksud, sealhulgas laiapindne riigikaitsemaks, mis, nagu nüüd tunnistatakse, ei ole ka ajutine, vaid alaline.
Ei ole saladus, et oluline osa täiendavalt kokku kraabitavast rahast ei lähe mitte uute võimekuste hankimisele, vaid loovutatud võimekuste taastamisele. Alates 2022. aastast oleme pakkunud sõjalist väljaõpet Eestis rohkem kui 1500 Ukraina kaitseväelasele nii põhiväljaõppe, suurtükiväe, snaipriõppe, sõjalise meditsiini kui ka küber- ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas. Samuti oleme suurendanud Ukraina kesk- ja kõrgema taseme ohvitseride koolituse pakkumist Balti kaitsekolledžis. Eesti valitsus on seadnud eesmärgi eraldada aastatel 2024–2027 Ukrainale sõjalist toetust vähemalt 0,25% SKP-st aastas. Kavatseme jätkata Ukraina varustamist surmava ja mittesurmava varustuse ja laskemoonaga Eesti riigivarudest ning uute hangetega mitmesugustes valdkondades. Aastatel 2024–2027 eraldame arengukoostööks ja humanitaarabiks 56 miljonit eurot. Märkusena olgu lisatud, et 2022. ja 2024. aasta vahel andis Eesti Ukrainale humanitaarabi 26 miljonit eurot, sealhulgas 7 miljonit eurot avaliku sektori vahenditest. Kõigele lisaks on Eesti olnud Ukraina NATO ja Euroopa Liidu liikmelisuse pühendunud toetaja. Samuti eeskõnelejaks nii Venemaale rakendatud sanktsioonide kui ka külmutatud varade konfiskeerimise küsimustes. Meie majandus jätkab kukkumist ja meie igapäevane elu läheb päev-päevalt raskemaks, kuid sellest hoolimata oleme toetust Ukrainale aasta-aastalt suurendamas. Kõige selle taustal kõlab Michali verbaalne sõrmeviibutus asuda headelt mõtetelt tegudele mitte lihtsalt küüniliselt, vaid meid kõiki häbematult alandava irvitusena, et mitte öelda mõnitamisena. Asjaolu, et Michal räägib Eesti valmidusest saata Ukrainasse kompanijagu kaitseväelasi enne, kui Riigikogu on küsimust arutanudki, rääkimata vastava otsuse langetamisest, näitab järjekordselt, kui illusoorne on Eesti Vabariigis parlamentarism ja austus põhiseaduse vastu. Niisiis on äärmiselt murettekitav, et kontingendi siirdamine näib olevat sisuliselt otsustatud juba enne missiooni peamiste raamtingimuste väljaselgitamist, rääkimata detailse plaaniga tutvumisest. Ehkki põhiseadus ütleb ju paragrahvis 128 ühemõtteliselt, et kaitseväe kasutamise välismissioonidel otsustab Riigikogu, dikteerib kõik otsused mõistagi valitsus ja Riigikogu on siin pelgalt kummitempli rollis, nagu tavaliselt. Ehk kui Michal lubab, et enne kaitseväe üksuse saatmist küsitakse Riigikogult mandaati, siis tegelikkuses arusaadavalt mingit mandaati ei küsita. Riigi vahetut julgeolekut mõjutavad olulised kaitseotsused langetatakse hämarates tagatubades, vägagi tõenäoliselt jõulisel välisel suunamisel. Kui selleks peaks vajadus tekkima, lisab valitsusele manööverruumi eelmise aasta detsembris vastu võetud Riigikogu otsus 479, mis kannab pikka ja lohisevat pealkirja Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Oluline on siinkohal silmas pidada, et Eesti täpne panus ja selle suurus oleneb konkreetse operatsiooni vajadustest ning see otsustatakse riigikaitseseaduse alusel valitsuse korraldusega. Otsusega 479 valitsusele mandaati andes põhjendati toona seda vajadusega võimaldada Eestil võimalikult paindlikult reageerida kiiresti eskaleeruvale olukorrale, mis ei mahu muude riigikaitseseaduses sätestatud kiiret reageerimist võimaldavate erandite alla. Formaalseks põhjenduseks kõlbab see küll. Sisuliselt pole aga raske mõista, et tegemist on otseteega või nii-öelda tagauksega, mida kasutada, kui Riigikogu peaks tahtma mingil ettenähtamatul põhjusel siiski tagatoa initsiatiivi tõkestada. Siiski, lähtuvalt kõigest eeltoodust on mitmed kriitilised asjaolud jäänud siiani ebaselgeks. Esiteks on konkretiseerimata, millisest eesmärgist missioon lähtuks. Just samuti on konkretiseerimata reaalsed osalejad, vastutusala, ajakava, konkreetsed ülesanded osalevate riikide jaotuses, volitused, konflikti osapoolte, sealhulgas Vene Föderatsiooni ametlikud kooskõlastused, mida rahuvalvemissioonide puhul eeldatakse, ja nii edasi. Veelgi enam, täna puudub meil isegi Ukraina asjakohane kutse. Aga küsimuste rida võib tegelikult jätkata päris pikalt. Missugused on niinimetatud tahtekoalitsiooni poolt Ukrainale tagatavad kaitsemeetmed? Konkreetselt, missuguseid julgeolekugarantiisid Ukrainale pakutakse? Milles seisneb lähetatava Eesti kaitseväe üksuse reaalne heidutav mõju?
Millised saavad olema lähetatava Eesti maaväe lahinguüksuse ülesanded ja volitused? Milliste meetmete ja vahenditega tagatakse lähetatava Eesti kontingendi väekaitse? Kelle ehk millise suurema riigi armeestruktuuride alluvuses Eesti kontingent tegutseks? Kas Ühendkuningriigi või hoopis Prantsusmaa või hoopis Ukraina? Ja nii edasi ja nii edasi. Vastuseks on muidugi vaikus. Mõistagi, sest need otsused langetatakse meie eest Pariisis ja Londonis ning kui mingi plaan valmib, ei ole suveräänse ja rippumatu Eesti Vabariigi asi arutada, kas ja kuidas hüpata. Olgem ausad, just selliseks see meie väidetav iseseisvus ongi taandatud. Aga kuidas peaksime olukorrale lähenema? Esmalt tuleks minu hinnangul endale aru anda oma võimaluste äärmisest piiratusest. Seda eriti olukorras, kus suurim regionaalne militaarjõud Poola ja ka globaalse haardega üliriik USA on oma vahetu osalemise Ukraina tahteavantüüris selgesõnaliselt välistanud. Niinimetatud tahtekoalitsiooni kuuluvad praeguse seisuga ja sedagi tinglikult üldse vaid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, üks oma võimalikku osalust mitte veel avaldada sooviv riik ja Balti riigid ehk Eesti, Läti ja Leedu. Nii palju siis NATO ühtsusest. Kusjuures viimati nimetatute kontingendid Ukrainas mingitki registreeritavat sõjalist efekti ei annaks. Sellest tulenevalt on pehmelt öeldes kaheldav ka meie loodetava moraalse liidri positsiooni mõju. Ehk teisisõnu, tühipall ja retoorika möögaga täristamine mitte ei kinnista meie soovitavat liidri kuvandit, vaid pigem oluliselt evalveerib meie tõsiseltvõetavust. Aga millised on siis konkreetsemad vastuargumendid Eesti kaitseväelaste Ukrainasse saatmisele? Kõigepealt tasuks meelde tuletada, et meil on piir Venemaaga. Jätame kõrvale välisminister Tsahkna skisofreenilised unejutud lagedast rajatagusest ja kõikidest mahatapetud venelastest. Peastaabi ülem kindralmajor Vahur Karus ütles Vikerraadio saates Uudis Plus, et Venemaa oht on hoopis järsult suurenenud. Karus hoiatas, et niipea kui Ukrainas saavutatakse relvarahu, annab see Venemaale võimaluse meie piiri taga loodud uute üksuste suutlikkust kiiresti suurendada. Ka kaitseminister Pevkur rääkis, et Eesti ja meie partnerite luurehinnangute järgi mõjutab Ukraina sõja lõppemine või külmutamine otseselt meie julgeolekukeskkonda. Ühine arusaamine on see, et kui Ukrainas sõjategevus peatub, toob Venemaa vastavalt oma armeereformi plaanile uued üksused Baltimaade ja Soome lähedusse. Loomulikult tuleb sellises olukorras tagada, et säiliks mingisugune teoreetilinegi tasakaal ühelt poolt Vene üksuste ja teiselt poolt meie enda plus Eestis paiknevate NATO väeüksuste vahel. Kaine mõistuslikult lähenedes ei tohiks me endale enam lubada ainsagi relvasüsteemi, varustuse ega laskemoona koguse kinkimist, rääkimata oma väheste professionaalsete võitlejate suunamisest mitme tuhande kilomeetri kaugusele. Aga on veel üks väga oluline moment, mida ei tohi maha vaikida. Nimelt, kaitseväelasi saates vaataksime mööda Ukraina konflikti juurpõhjustest, eeskätt Venemaa muutumatuks jäänud positsioonist, millega soovitakse välistada igasugune NATO kohalolu Ukrainas. Seda punkti ei ole võimalik terviklikust reaalsuspildist välja lülitada. Kuniks Venemaa niisugune positsioon on muutumata, tähendavad igasugused katsed seda füüsiliselt eirata konflikti subjektiks lülitumist. Veel kord, Venemaa alustas offensiivi, et välistada igasugune NATO kohalolu Ukrainas. Nüüd aga ootab NATO, et sõlmitaks vaherahu ja avaneks võimalus teha mida? Viia väed Ukrainasse sisse. Parafraseerides üht tuntud Türgi vanasõna, kui Ukraina ei saa NATOsse, läheb NATO Ukrainasse. Eesti kontekstis ei oleks tegemist meie poolt rakendatava enesekaitsega, vaid täiesti ühese provokatsiooniga. Arusaadavalt on eelkäsitletu kõige kindlamaks viisiks Eesti sõtta viimisel. Kui Ukrainas ei kehtestata vaherahu, millele mõlemad pooled alla kirjutavad ja kui võõrvägede osalus ei ole detailselt ja mõlemapoolselt kokku lepitud, käsitleb Moskva muidugi Ukrainas viibivaid NATO riikide vägesid samamoodi nagu Kiiev käsitleb hiinlasi või põhjakoreaalasi, vaenu poole esindajatena. Aga eks kokkuvõtvalt taandub väesiirde teema paljuski ka baasküsimusele sellest, kas Ukraina sõda siis ikkagi on Eesti sõda või ei ole. Nii eelmine valitsusjuht Kaja Kallas kui ka praegune peaminister Kristen Michal on meile ju korduvalt väitnud, et jah, Ukraina sõda on ka Eesti sõda. Retoorikat kõrvale jättes tuleks aga väga selgelt küsida, et mida see siis ikkagi praktiliselt tähendab.
Selline avaldus ei saa jääda teadmiseks võetava sõnakõlksu tasemele. Siin tuleb nõuda konkreetset vastust. Kui Ukraina sõda on Eesti sõda, siis tunnistame end Venemaaga sõjas olevaks riigiks. Kõige sellest tulenevaga. Nii lihtne see ju ongi. Formaalsed sõjakuulutused on juba ammu minevik. Mis loeb, on riigipeade ja valitsusjuhtide tasemelt tehtavad avaldused. Ei maksa arvata, et kui 2 järjestikust Eesti Vabariigi peaministrit on võrdsustanud meid Venemaaga sõjas oleva Ukrainaga, mänginud kergemeelselt mõttega Venemaa tükkideks rebida ja meie president on lubanud teha kõik, et Venemaa ja tema juhtkond põlvili suruda, ei käsitletaks Moskvas Eestit selgelt vaenuliku riigina. Riskid, mis projitseeruvad sarnase hoiaku ja tegevuste korral Ühendkuningriigile, Prantsusmaale ja sõjalis-strateegilises mõttes ühe tervikuna käsitletavale Baltimaade kolmikule, on muidugi mõista väga erinevad. Ei pea ütlemagi, et loomulikult meie kahjuks. Stratkomi kanalite kaudu levitatakse pidevalt käsitlust, mille kohaselt oleme niigi permanentselt Venemaa sihikul ja agressiooni vallandamiseks võib Moskva iga kell talle sobiliku ettekäände välja mõelda. Seda enam on kummastav meie valitsuse tegevus Venemaale erinevate ettekäänete serveerimisel suisa kuldkandikul. Isegi kui väita, et Venemaa doktriini ega sellest lähtuvat suurt strateegiat meie äärmuslikult agressiivne retoorika ei mõjuta, on selle üheks tagajärjeks ometi Eesti kui avalikult venevaenuliku riigi kuvand. Mõnele üksikule poliitikule on see ehk olnud suurepäraseks karjääritrampliiniks või erakonnale päästerõngaks, riigile ja rahvale võib see aga saada hukatuslikuks. Lisaks võib igasugustel sellistel välispoliitilistel žestidel olla väga kõrge siseriiklik hind. Aga paraku näib, et enam ei piisa siinse Vene õigeusu kiriku tagakiusamisest, vene rahvusest inimeste poliitiliste õiguste piiramisest, üleskutsetest konfiskeerida välispankades külmutatud Vene varad, Venemaa režiimi terroristlikuks kuulutamisest või sepitsustest aidata kutsuda Venemaal esile revolutsioon. Me ikkagi kipume juba ka sõjatandrile, nagu aatomik, mis sest, et väike, kuid me jõud on suur. Taas tuleks küsida, kes teeb Eestis tegelikult Kremli tööd? Kes on tegelikud kasulikud idioodid? See võiks olla naeruväärne, kui see poleks nii traagiline. Järjekordselt näeme, kuidas viiakse ellu programmi, mis ilmselgelt ei teeni Eesti huve. Lahustub Eesti Vabariigi igasugune iseseisev subjektsus, muutudes üha rohkem globalistliku süsteemi osiseks. Kuivõrd minu vaatest on tegemist erakordselt olulise ja lausa kriitilise teemade ringiga, püüan Eesti julgeoleku olukorra käsitlemist järjepidevalt jätkata. Seda hoolimata Postimehe toimetuse ihalusest, et prokuratuur lõpetaks väidetava rahva õiglustunde riivamise ja algataks minu suhtes Ukraina sõjaga seonduvalt valeks arvatud seisukohtade rahumeelse väljendamise pärast kriminaalmenetluse. Nagu koroona ajal, nii saavad ka selles protsessis selgemaks nii mõnedki olulised küsimused. Kaasa arvatud see, kes seisab ja kes ei seisa vaba ühiskonna lahutamatuks osaks oleva vaba arutelukultuuri eest. Samuti see, kes seisab Eesti rahva, maa ja riigi heaolu, kes aga globalistliku agenda elluviimise eest meie rahvuslike huvide arvelt. Tänaseks aga tänan teid kuulamast ja vaatamast ning kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks ja võimalikuks minu välispoliitika projektile omalt poolt kaasa aidata, et saaksin kaasata sisulist ja tehnilist abi, siis selleks tarviliku info leiate nagu ikka minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile ilusat nädalavahetust, kohtumiseni taas tuleval nädalal.